kõnelen nõnda, et esiteks väga tore on näha siin Eesti kohta nii palju inimesi vabatahtlikult tulnud külmal talveõhtul avaldama toetust Tiibetile ja Tiibeti inimestele. Eestil ja Tiibetil on ajalooliselt väga palju sarnast. Mõlemad riigid on olnud okupeeritud oma suure naabri poolt ja Tiibet kahjuks tänaseni on jätkuvalt okupeeritud. Eestil, nagu me kõik teame, õnnestus taas iseseisvuda. Paraku oleme iseseisva riigi kodanikena kippumas sageli unustama seda, et meie oleme praegu vabad, aga väga paljud rahvad üle maailma tänapäevalgi veel kannatavad ja nad ei saa oma maal vabalt elada. Ma arvan, et meil Eesti Vabariigi kodanikena on moraalne kohus toetada neid, kes iseenda eest kas ei saa välja astuda või on liiga maha surutud, alla surutud. Me peaksime jätkuvalt toetama tiibetlasi, tegema seda sirge seljaga, julge häälega ja avalikult, sest kui me ei toeta okupeeritud rahvaste vabaduspüüdlusi, nende inimõigusi, õigust otsustada ise oma maal, oma religiooni, looduse ja elude üle, siis pole kaugel see päev, kus ka meie oleme jälle okupeeritud. Ja siis on samamoodi kõik teised vait, nagu oleme võib-olla meie teinekord liiga tagasihoidlikud ja kipume võib-olla unustama olnud. Tiibetil on praegu jätkuvalt väga-väga rasked ajad ja küllap on paljud inimesed lugenud ajalehest või kuulnud raadiost, et Hiina võimude kuriteod Tiibeti rahva ja maa vastu on järjest hoogu võtmas uuesti ja tiibetlased meeleheitest on hakanud ennast elusalt põlema süütama protestimärgiks. Tänaseks päevaks on viimase aja jooksul ennast põlema süüdanud 20 tiibetlast ja seda on palju, isegi üks inimene on liiga palju. Nad teevad seda meeleheitest ja selleks, et pälvida maailma tähelepanu. Ja tänasel õhtul siin me näitame, et meie oleme märganud neid inimtõrvikuid Tiibetis ja me oleme mõtetes selle rahvaga ja me toetame nende vabaduspüüdlusi.